oleme lennujaamas. Natuke aega tagasi oleks pidanud siia saabuma helikopter Helsingist Vanta lennuväljalt. Helikopter Super Puma, mis oleks pidanud siis komandör Ari Tabani Joekensaari juhtimisel. Ahaa, juba helikopter paistabki. Oleme helikopteri peal. Sõidame huvitaval marsruudil. Kuhu me lõpuks välja jõuame, seda kuuleb raadiokuulaja. Ma olen kabiini juures praegu. Meiega. Ära neid nuppe seal, palun puuduta. Ma vajutan korra seda sinist. Huvitav hüpe. Jaa. Jõuame Tallinnast välja. Tallinna linn jääb oma tuledega meie selja taha. Paistab Loksa. Loksa laevaremonditehas on meie all. Tarmo, kas sa kuuled? Jaa. Tule siia poole mikrofonile ligemale, me oleme Loksa kohal. Ja raputab praegu küll. Räägi Loksast. Loksa on Eesti üks vanemaid linnu. Aitäh. Kõige vanemad eestlased tulid Loksasse kuskil 5000 aastat enne meie aega. Oli Aleksei ja Selma. Ja kust kohas nad tulid? Nad tulid Loksa kõrval oli üks küla, mille nimi oli Saarne. Saarne külast? Jah, Saarne külast tulid Loksale ja panid, kuna tee oli hästi sirge, siis nad panid sellele oma talule nimeks Loksa. Ja kuna nende paat oli katki, siis nad järgmisel aastal, 4990 aastat enne meie aega, naine ehitas mehele laevaremondi tehase, kus ta sai esimesena oma paadi. Näed, sealt see paistab. Ja. Praegu veel töö käib. Aga mis see kollane see on? Seal all, vaata näed. See peaks olema mingi vene jama veel. See on mingi vana, see ei tööta vist enam. Mis see? See asi enam ei tööta? Ei, see ei tööta ammu, ta on lihtsalt seal ja ta hoitakse... Aga ilus on? Ilus on küll, jah. Ja jõuamegi juba üle Loksa. Oot, hoia praed kinni, nüüd keerame. Nii. Ja paistab Viitna. Oleme Viitna kohal juba. Peeter on lugenud Viitna Kõrtsi ajaloost hästi palju. Jaa, näe, ongi, vahepeal ta küll oli ära põlenud, aga nüüd on ta taastatud. Viitna Kõrts on väga vana kõrts. Aitäh. Ja juba jõuame Palmse kohale. Ja Palmses on Palmse mõis ju see, mis annab Palmsest alati palju jutuainet rääkida. Näe, mõisnik tuli tuast välja. Palmse mõisast. Vaata, mõisnik. Palmse mõisa mõisnik Parun von Schuckelberger on tegelikult pärit Austrias. Aitäh, oleme juba Võsu kohal. Peeter uuris Võsu ajalugu. No Võsu kohta võib öelda. Ai, nüüd tõuseme liialt kõrgele, ma ei näe. Ma tahtsin öelda, vaat see maja. See on Võsa, mitte Võsu. Võsu on läbi, nüüd on Võsa. Ma tahtsin see kollane maja, mis seal oli. Raamus nüüd läheb lolliks kätte. Ei ole viga, võta. Haljala tee risti. Hoia kinni. Hoia otsa. Kas Haljala tee risti nädal? Näen küll, aga ta läheb nii madalalt. Üks läheb üle tee praegu. No jah. Orav. See on Sven. Sven Orav. Jah. Haljala teeristist olemegi sipsti üle. Ja kohe peaksime me jõudma Toilasse. Ja Tarmo räägib meile Orulossi ajaloo kiiresti. No nüüd on rahulik sõit. Oruloss on üks vanemaid losse. Aitäh. Ta on tõesti üks vanemaid, ma võiksin lisada. Sillamäe. Peeter on Sillamäe kohta kõvasti. No ma olen sündinud ju Sillamäel. Aitäh. Tähendab, kui... Oota, vabandust, mul on üks, kas kui ütle sellele komandorile korraks, et me sõidame minust vales suunas. Ei, ma ütlesin. Meil on vaja lõunasse. Не в той направление. Поворачивай. Да. Поворачивай. Сейчас поворачивай. На юг. Юга. Hoidke kinni. Junga läks siis kohe appi. Lõuna, ma ei oska seletada. Ja nüüd jõuame... Keerab küll. Nüüd jõuame siis... Hannese sünnilinna Rakvere kohale. Rakvere kohta ma võiksin teile rääkida väga palju huvitavaid asju. Näiteks nüüd oleme Turuplatsi kohal ja minu all otse paistab see maja. Suur tänu Tammsalu juba Peetri no minu näed suguvõsa kodu. Jah, need viljaväljad me saime nüüd eelmine nädal tagasi. Aitäh sulle. Oota, ma tahtsin seda öelda. Keerame Tammsalu peale korra. Поворачивай на Tammsalu. Закрой дверь, поворачивай на Tammsalu. На секундочку. Aitäh. Oleme tagasi, aitäh. Ei, mul ei olegi midagi öelda. Ma tahtsin, et te korraks veel vaataksite neid. Huvitav. Vait jäi.
pull sul, vahepeal oli täitsa vait. Ei, ta keeras ilmselt õhuklapi pani kinni. Mingid müra ka või? Minul küll paha olla ei ole. Mul on väga hea olla. Mul on Sõidame edasi. väga imelik. No, Sõidame Tapa raudteejaam. Tapa raudteejaama kohta on üks huvitav küsimus kunagi küsitud mälumängu saates. No? Kas Tapal on raudteejaam? Nüüd me võime öelda, et Tapal on, sest me oleme Tapa raudteejaama kohal, ärge neid küsimusi. Tegelikult see ei ole Tapa raudteejaam. See on me oleme Jõgeval, me oleme juba Jõgeva kohal. Milleks linn läks, jah, hästi. Ma tahtsin Tapast rääkida, aga noh, kui me tagasi jõuda. Jälle Jõgeval. Закрой дверь, сказали! Räägi oleme Jõgeva sordiaretusjaamast. No siin on 2 sorti. Aitäh. Ja Jõgeva kõrval sipsti ongi ju kohe praktiliselt paistab Põltsamaa. Ja Põltsamaal on teadupärast elab üks mees nimega Felix, kes teeb kurke ja pasteeti. Ja tal on ju naine, kelle nimi on ka Felix. Näe, Märjamaa kirik vasak. Ei ole. On Märjamaa kirik. On, me läksime siit. Kuule, ta kimab küll kõvasti. Jõhkri tempo on praegu peal. On küll. Aga edasi, nüüd on vist väike vahe tuleb vahele. Ma ei näe mitte midagi. Vaata metsa. Näed oravad, vaata oravad jänesed, näed või? 3 tükki. Ei ole. Jänesed. Vaata, mis 2 jänest teevad. Söövad 11 seljast. Mis vaata, mis on. Ei, minust see üks sööb teise. Ütle, las ta jääb seisma. Ole nüüd. Не надо! Чего смотришь? Езжай дальше! Vait. Haapsalu. Давай мотор включи! Mis ta paneb vahepeal mootori seisma või? Maandume. Ära maandu, ütle. Ei ole vaja maanduda! Не тормози вверх давай! Наверху, прямо! Прямо вперед! Haapsalu! Tal jänesed meeldivad tal. Nii väga huvitav. Tal on jänesenahk. Не надо на этих зайцев смотреть! Haapsalu. Kuhu sa siin Haapsalut või? Juba on Haapsalu. Kuule, me lendame. Korras. Mina ei tea. No mis me teeme? Hoiame. Kurat, kukkusimegi Haapsalusse. Haapsalus on. Oota, mis kell on? Me hilja. Läheb käima jälle, jumal tänatud. Ma ei tea, mina aga kas ta tangib nüüd nii ruttu või? Mina ei tea, mis ta teeb seal, noh. Las sõidab. Ta pidi soomlane olema ju. Kas me hakkame tõusma varsti või hakka tõusma? Jaa, hakkab juba. Hakkab juba tõusma. Käivitab. Haapsalus. Segane vana. Tähendab, põhimõtteliselt Haapsalu on käejala juures. Да, хорошо. Valge daami Давай, päevad. крути педали. Valge daami päevade kohal. Vaata. Valge daam. Täitsa valge. Mille järgi tunneme ära valge daami? Tal on nägu valge. Valged potased. Ja nägu. Nägu on tal täitsa valge, ta on Põhjamaa daam. Ja valgete potastega. Mina teen suitsu vahe, mul närvi nii läbi. Minul ei ole. Teeme kõik koos. Kukkumisega, mul kuklas on see verine. Ei, no ta... On mul verine? Sa teed Eesti suitsu või ilgais on? Teen, mis siis on? Kui raisk, viska ära, täitsa rohmi. Mis tal on nüüd? Sellepärast me maandusimegi vahepeal. On mul kukal verine või ei ole? Vaata, mida see lendur sul tõmbab seal ees. Ma ei näe, mis... No jumal tänatud, ei tunne ka midagi. No nüüd on rahulik vähemalt minna. Vaata, mis sealt tuleb. Mis koht on? Keegi tegi akna lahti, mis? Mina tegin. Ma võtsin ukse. Pärnu Jaagupi ja Pärnu Jaagupi külanõukogu ees. Kui külm hakkab, siis ma panen ukse kinni, eks ole? Vaata. Kuule, oota, mingi kaklus on Pärnu külanõukogu ees. Aga need kaklevad pidevalt, need on 2 venda, need on need vennad, et kui neil kedagi lüüa ei ole, siis nad löövad omavahel. See on tüüpiline. Hästi panevad, Vahi. Üks tundub mingi jõle tuttavana, see mees on kunagi, vaata see suur prillidega paks mees. Ja. See oli, ma olen ta telekast näinud paar kord. Paissa. Kes see väike on? Seda on ta hüppelda. Hea küll, see ei ole määrav. Näe, me hakkame, vaata kuhu. Võru linn. Ongi ringi võrukujuline kusjuures. Nii kui Luua-Võru on mööda maad laiali paisatud. Vaata, Munamägi paistab sealt eemalt. Tornis on veel tuled. Kas seal on mingi pidu või? Ei ole, seal on see Torni vanamees. Antsla. Näe, 4 naist vaatavad, lehvitame. Halloo! Kuulavad meie Nad kuulavad. Tere! Nad lehvitavad vastu. Tervisi sinna teile Munamäe torni. Pane uks kinni, kuule. Tõmbab. Pane uks kinni, tõmbab, ma ütlen. Nüüd jäi päris vait. Закрой дверь! Juba pani, aga mis... Kuulge, ukse nii kinni. Tal on kummane, et kui ta vahepeal ukse lööb kinni, see on nagu päris vait, ma ei tea milles, nagu oleks mootorid välja surnud. No nii, vaatame nüüd. Mis helikopter see on? Puuma.
kuum, super kuum, sellepärast nii vait on. Kuule, läheks korra alla, läheks aresse. Karksinuia. Läks Karksinuiasse sööma. Lähme alla. Давай вниз. Karksinuia. Karksinuia. Вниз. Куда? Karksinuias, näed, maandu. Kuule, see paneb juurde. И вверх. Вниз. Segaseks on taas läinud. Päris pööraseks on läinud. Aga miks te vene keelt, võib-olla ta räägis soome keelest aru? Alas! Mene alas! Alas! Alas mene! Kurat, naera panin. Paino alas, nüüd! Läti keelt ei oska keegi või? Rusni jääks pärast järgele karedesse. Pošjes! Vardziba Virbala! Krasnies laga ja... See ei ole lätlane. Parlatsiba Vaiksnies. Ei ole õige. Rumeenlane raisk. Ei ole. Nüüd. Nagu ütlesid, Rumeenia nii võttis oma maha. Väga hea. Väga hea. Are. Parescu, mume Virescu! Vukirescu! Tšauskua! Näed, jälle hakkab jamama. Valest ütlesin vist midagi. Are pargis maandu. Maandu Are pargis. Teeme nii, et Are pargis. Praegult on mingi kaos täielikul. ülekanne ei tohiks... Ei, ülekanne ei tohiks kannatada. Pane makist mingi musa mängima praegu. Me andke andeks, kallid tele- või need raadiokuulajad, me paneme lihtsalt vahepeal ühe muusika, et me saaksime maanduda ja siis me paar sõna räägime Are pargis. Paneme muusika. Südan hõiskel, sest kuulist ma kuulsin, palka mu kõrvadele ta kõlas ja sõitsin ära, oodata ma suutsin, sa kannatab reili, küll maksad kõik võlad. Küll raiusin pilbad, pikimad kuused ja karule endale näitaksin keelt. Kõt reilid kaunid, rannenud on mind kuused, mind rohkas kloostrist ta muutnud on meel. Agres. Ei teelde valiiget kübarnis kroonis ja parimad ratsanikud liivimaal. Üllemad tüütid, kes saadile kroonis. No nii, nüüd oleme siis lõpuks siin. Maapinnale saanud. Kas saite aru, mis rahvuses? Ma tunnistan teile sõbrad ausalt üles, et mul on kõrvad täiesti lukus. Mehed, vaadake, mis seal toimuvad. Lähme ligemale. Vaata, kus on inimesi. Kas sa ei teada, mis rahvuses see on? Kas teil ei ole kõrvad lukus? Natuke vilised. Aga neelata tuleb. Kuule, vaata, kui palju inimesi. Oota, mis? Kas täna on 14 oktoober, oi, Lätis on mingi... Näe, kuule, ei, see on ju see vibu tegemise päev. Vaata, kus mehed teevad vibusid alles, ha? Aga mis need teised seal karjuvad? No see on üldrahvalik. Kes teeb hea vibu, see saab aplausi. See saab aplausi. Vaata. Ja nooli, kes teeb nooli, üks teeb noolt. Rahulikult teevad praegu. Huvitav, mis? See on ikka see sama asi, nad on jätkanud seda vana traditsiooni, et iga üks peab endale ise otsima eelmise noore kuu reedel otsima õige puu ja siis sellest valmistama vibu. Vaata, kus see tegi suure vibu. See tegi pikk. Nii kiire. Kuidas ta nii kiire, nii suure vibu tegi? See on päris suur vibu. Ja siin on oma 100 inimest küll ära. Mis sa jutust, siin on mitu tuhat. Mina kardan, mina on lätlaste käest üks peksa saanud, need lõid mulle. Ei, see läks pööraseks, 3 vibu tegi korraga. Aga mis muud nii kiirelt saab teha, mina ei saa aru. Noaga või? No vaata, sellel ei ole mitte midagi käes, eks ole? Vaata, mis ta nüüd vehib niimoodi kummaliselt. Mis tal käes on? Noaga. Võtab mingi. No mis ta selle puugalle läheb, nii suure puugalle, sellest ei teid. Vaata, rahvas on ka praegu, mingi ring läheb suuremaks, mingi kaklema läksid või? Ei, mis ta vehib seal? Hakkab vehkima. Aina pöörasemaks läheb. Mis ta teeb? Ma ei saa aru. Kurat, mina julge ligemale ka minna. Kas? Ei. Vaata. Vibu. Hakkab vibu moodi tulema. Ja tuligi.
täitsa lõpp. Tegija mees. Üle hämmastab, see on huvitav. No, et lihtsalt puu on käes ja vehib ja tsiuh on vibu äkki. Aga nüüd hakkab see punasjopega vana. Aga see on ilmselt praegu siis finaal või? Ei, kas nii vara on finaal, praegu on kuskil, praegu on üle poole 12 kell natukene, ma arvan. Hea, et siia tuli. Näed? See tegi väike. See oli väike vibu, jah. Tuleb mingi uus mees. See on päris laps ju, vaata, see on mingi 3 aastat. See üks aeti ära sealt. See ei teinud vibu, vaata, tal on tõrs on käes. See tegi kappa. Jah, järelikult ei tohi kappa teha, vibu teha. Ja vaata, rahvasega ei ole ka rahu. Kappapäev on ju 6. mail. Ja lüüakse välja ja rahva saab sai jalad. See oli küll hea. Aga muidugi, no kui on 6. mai on kappa tegemise päev, siis tehku kappa. Aga ei tule 14. Aga ei ole mitte mingi ikka lolli ka. Ei ta, kas Eestis, kas meil on ka mingi vibu tegemise päev, ei ole? Ei ole. Meil tehakse rula. Meil tehakse rula. Ei, no ma ei saa aru, miks see... Tegelikult ma ei tea, ma tegin praegu lolli nalja, sellepärast, et minu teada lätlased on selles mõttes ainuke rahvas maailmas, kellel on absoluutselt kõik päevad mingid tegemise päevad. Ei, no aga ma ei saa aru, miks Ares on lätlased. Mina ühe korra uurisin ühe tuttava lätlased. Are on vana Läti küla ju. Ei, aga tead, mis asi või? Mis on lätlaste puhul huvitav on see, et mina uurisin ühe lätlase käest, et ühe korra, millal ta sünnipäev on. Ja tema ütles, et tal on 1. oktoobril sünnipäev. Vaata nüüd, nägi! Oi see on miuke vanker toodi välja. Ja vaata, kus selline on odasid seal peal. Ja siis tema ütles, et temal on 1. oktoobril sünnipäev ja kõigil lätlastel on 1. oktoobril sünnipäev. Sellepärast, et neil on lapse tegemise päev. On ju märtsi lõpus. Suure. Jah. Et kõik lätlased sünnivad ühel päeval. Täna on vibu tegemise päev ja siis vaata seal märtsis hakkavad. Kuule, see ei ole Are, me pimedas vaatasin, Appe on see hoopis. Ei, see ei ole Appe, see on mingisugune... Mida? Pane see ära nüüd. Läks lähme lähemale ka või vaata? Ei, mina ei lähe. Mina ka ei julge minna. Ma lähen korra vaata, mis seal on. Mina sain ükskord nii kangesti peksa lätlaste käest, mina ei julge need. Peetri on küll kõva mees, läks lähemale. Peeter, ära mine nii. Peeter! Kadus juba ära. Võib-olla peab tema ka vibu tegema. Ma arvan, et võiks vahepeal panna selle kopteri mingid tuled vilkuma, siis Pets näeb, kus me oleme, muidu ta kaob täitsa ära rahvasega. Ei ole midagi, näe, hakkab tegema. Peeter teeb. Vaata, rahvas ei tunne teda ära, vaata, ämmestunud nägudega vaatad. Mina hoian igatahes praegu pöialt. No keegi ei küsi ka midagi. Võttis selle suure oksa. Ta ei saa sellega midagi teha. Tal pole nööri. Ei, üks naine andis tal nööri. See on vana naine, see on kõik 8. Aga mida nad karjuvad talle? Peeter võitis või? Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Ei, oota, mis need loobivad? Tule tagasi. Kuule, oota. Nad tulevad järgi. Labas, Atšu või see? Atšu. Mis sa keera? Ei, see on leedu keel. Valdes, ei no neile peda. Kuule, räägi nüüd. Kuidas see käis? See käib mingi erilise nipi. Nii. Ma saan aru, et tähendab, ma läksin sinna, mõtlesin pulli pärast. Oota, see pikk. Mis see pikk teeb? See on, muuseas, see pikk on möödunud aasta tšempion. No ma vaatangi, et ta tegi tema teeb alati siis lõpus. Kõige pisema vibu. Ta tegi, tikudoosi mahtus ära. See pidi jõle keeruline olema, seda oskavad vanad meistrid ainult. Räägi, kuidas see värk käib? Ei, no mis seal on, et lähed, antakse sulle mingi oks, ma niisama pulli pärast, tegin ka. Seal võeti, et nagu meil on Vabaõhumuuseumis, need rahvatantsuansambleid võtavad turiste tantsima. Sa nägid, et ma olen võõramaalan ja et tule siia, davai. Anti viikuma niisugune totaka näoga, ma vaatasin, otsa ma saan midagi teha. Aga siis, anti kätte, üks naine andis mingisuguse nööri ja siis üks vend... naise nimi oli? Mina ei küsi, seal see kuule ka, tead, mis möll seal sees on, kui juba Eesti siit on niisugune möll seal absoluutselt, neil on ju, need kõrvaklapid on osadel peal. See on ju märatsemine käib. Ja siis äkki niimoodi, üks vend, ma ei osanud teha ja siis nägi üks vend selja tagant, et mul ei tule välja, siis võttis mu selja tagant mu käed, siis ma ei saanud aru, käis lirts, ma ütlesin, et nüüd on kallale tulnud, aga samas, tajusin kuidagi, et ta tegi selle noaga mingeid liigutusi läbi minu kätte ja enne kui ma aru sain, mul oli vibu oli käes ja siis oli täielik, suure vibu tegin. Sul oli täna kõnnelik päev. Meeletult, ma sain vaata, mis ma veel sain, näe, kuldvibu. See ei ole kullast muidu. Üle kullatud puu. Kas mingi bänd oli ka või?
siin oli küll jah, aga see läks minema. Löödi minema? Ei, ta lihtsalt tegi 2 laulu. Aha, läks ära. Zardvest oli 1 laul ja tegi oli Zimbudzi Marmatu. Kuule, läheks nüüd kuule, lähen minema jah. Kuhu ma selle auhinna panen? Võtta kaasa muidugi. Ei, jaa, aga kuhu? Äkki see hull, mis maal see on üldse see kopter öelnud? Rumeenlan oli. Ei, ma ei tea, võis olla Rumeenlan. No ükskõik. Pojengi saartel. Kuule, vilista siia. Давай сюда! Pangu oma mülakast paneks selle peale selle... Lähme peale. Kuule, paneks... Pane uks kinni kõigepealt. Jah, läks. Pane oma helikopter käima nüüd. Näh? Tõuseb või? No, juba läheb, noh. Tõuseb. See oli küll... Aga kuule, need levitab, Peetrile levitab. Kõike head! Tšau! Jõle maru. Ei, aga nad olid niivõrd mõnusad. Ma ei tea, kas nad olidki üldse lätlased, aga väga vahvad olid küll, toredad. See sama, vaat see ongi see pikk, näed seal all. Vaat siit on hästi näha. See ongi see kõva vibutee, tegelikult mina ei tea, mis Aivarst on. No kuni kõik. No tšau. See naine on ka seal, kes sulle nööri andis. Jaa, see andis mulle nööri, jah. Aga mis oota, ma ei saa nüüd praegu arvame... Näe, nüüd toodi karu, nüüd hakkavad karu tapma. Nende karu või? Ja nad toovad, kui teevad vibud valmis, hakkavad karu tapma. Vibudega? Let's Play'sis. Karu tapjad. Mul on jälle kõrvad lukus, ma ei saa... Oota, rahune, kuule, kuule. Ära, seal taga on kotte. Ei, mul süda paha ei ole, mul on vastik kõrvad on lukus. On ka või? Ma neelata. Las ta läheb natuke kiiremini. Praegu on vastik... Быстрей давай! Ei, mitte nokk all. Nokka... Вверх, вниз! Minu meelest see saab vene keelest ära küll. Paneks maki mängima korra. Paneme korra maki mängi. On meil seal mingid... Ma ei kannata seda. Ma panen ühe loo, see on ikka rahulik lugu. Lennukiga nagu teine asi, aga helikopteris lukus. Kas mäletad armsam sa aegu veel neid, mil südame kolmveerand taktis meil lõid. 3 päeva see järel veel kestis su arm, siis lendasid minust nii täissöönud arm. Lendasid minust kui täissöönud arm. Mu süda läks puuks kui portselan tass ja nutsin see järel kui peksasand kass. Ma rottide keskele viskasin end, kes sammuni suisal ju ootasid mind. Rotid ootasid mind. Sa aegu veel neid, mil südamed kolmveerand taktis meil lõid. Ma ammu ju surnud, sul 10 on mees, kuid varsti on see mees ka rottide ees. Rottide ees. Kuule see. No nüüd on väheke parem või? Nüüd on tükk parem, jah. Ei, siis kui aken on ülevalt lahti, siis on nagu normaalselt. Aga ma võin selle ukse ka lahti teha. Või ei, ma võtan hoopis joppe ära. Võta ära, jah. Oota, mis seal all on nüüd? See on Riia, jumala kottine. Ongi Riia. Kõik on apes, mis pull see on. Tead, see oli ikka ape. Ja mingi takso läheb aina. Ma mõtlesin, et on are, aga noh. Aga see on, aga vaadake seda sümbolit, võt seda võiks näidata pärast video pealt. Mis see on? Kõigile maailma rahvastele, see on palju poosem kui Balti kett. Noh. Terve kott pime Riia linn ja vaata see üksik takso, mis kimab praegu ape poole 150 umbes. Aga mis see on siis, mis sümbol see on? No see on siis see, et Balti keti sümbol ongi. Ei ole. Et kõik lähevad sinna vibu tegemise päevale ja vaata, mismoodi see viimane lätt on. Ilmselt ta oli tööl ja läheb ka, või on see taksojuht, kes tahab veel sinna jõuda. Huvitav, mitu aastat nad on neid vibusid teinud? 2 aastat.
on nii populaarne. See on väga populaarseks läinud, see on, tähendab, ütleme, kui Rock Summer on niimoodi, et iga aasta kogub rahvast juurde, siis see Läti 14. oktoobri vibu tegemise päev on ikka niisugune väga-väga... See on nagu viburahvas või? Vaata, nüüd keerab jälle. No ma ei saa aru, miks ta peab kogu aeg nii keerama. Tagasi. Mida? Oi jumal küll, ma ei saa. See on keerab tagasi ennast. Kuule, ütleb talle midagi, ta segane. Nii nada tak, võstra! Mina ei tea. Скажи, куда, в какую сторону, потому что у нас маршрут уже закончен. Не надо туда, брат. Что? Закрой дверь! Pane uks kinni. Jumal tänad. Mingi maagilise asja kohta midagi. Kuule, vaata. Oota, ma vaatan korra, mis pull seal on. Üks moment, ma tulen kohe tagasi küsin. Jah, mine vaata. Kus me... No mis seal on? Näe, maandub jälle. Ei, kuule. Tagasi jälle. Ta väidab praegu, et tal absoluutselt kõik andurid lõid korraks nulli ja põhja läksid hästi sassi. Ilmselt on see Raidali see sammas, mis siin on, et see tõmbas korraks selle Otepääle tagasi. Praegu on Otepääl ja vaata aknast. Energiasammas. Energiasammas ja see on praegu... Ja tiirlemegi selle ümber. Ja mul ei ole süda paha, väga hea on olla. Aga minul on ka hea. Sul on, kuidas ta... Mul on väga hea. Vaata, kõik on praegu väga hea olla. Kuule, sellel helikopteri juurde see on vist ülihea olla. Ainult keerutab. Tulla tagasi teise saate juurde, nii hea on olla. Tahaks lugeda selle luuletuse, mis oli teise saate alguses. Loe üks luuletus, palun. Puid, tooge rohkem kasepuid. Tahan puid. Ma tahan puhastada luid, neid esivanemate luid, mis olid tookord, siis kui popli tõitsesid kodulävelt ära viidud. See oli raske aeg, nad tahtsid puid, kuid lõpuks ei tea, miks küll, võtsid kaasa hoopis kassi. Ilus luuletus oli. Luuletus lõpp oli ta. Saame lahti. Kurb luuletus. Saime lahti. Järelikult on üks luuletus, mis aitab selle samba vastu. Lihtsalt niisama. See on huvitav mootor, ta näed. Aga ta kas teist pidi käima vaata? Ja siis ta nagu jääb vait, absoluutselt, ja siis hakkab nagu, nüüd on vähemalt väga hea. No normaalne. Nii ja nüüd, mis seal paistab? Leedu! Ei ole. Suur silt oli ju Leedu. Oli ka või? See ei näinud vasakul. Ei, ma vaatasin seda 40 märk oli, et juhti nii kaua, mis ta seal tegi. Aga ta pani turbo sisse. Давай полным. Niimoodi. Turbo поставишь, что ли? Turbo! Хорошо, давай turbo! Молодец! Pani turbo ära. Закрой дверь! Pani jah turbo, jah. Aga siin ei olegi midagi, siin on ainult viljaväljad. Aga vaata, kui ilusad. Aga Mezdinkai on ju selle poolest tuntud, et tahaks rääkida nüüd Mezdinkai kohta. Vaat selle kohta võiks rääkida, jah. Mezdininkais oli ju, peeti enne seda, kui lätlased võtsid kasutusele niinimetatud vibupäev, oli neil mesilaste kasvatamise võistlused, ehk siis tuldi kokku kevadel ja püüti kasvatada nii suurt mesilast kui võimalik. Ja see traditsioon lõpetati ära praktiliselt pärast seda, kui 6. kord olid võistlused peetud, sest üks lätlane, ta oli pärit Riia linnast. Jälle lätlane? Jaa, aga ta oli raadiotehnika insener ja tema tegi tunni ajaga ratsahobuse suuruse mesilase valmis. Ei ole. Kasvatas, jah. Kasvatas? Ja see mesilane nõelas siis Leedu Vabariigi, siis Nõukogude sotsialistlike vabariikide Leedu aegselt. Liidu. Ei, tema nõelas Leedu NSV justiitsministrit. Ja siis justiitsministrile kasvas ju lakk. Kuule, see vana kuulab pealt midagi. Maandub, mis asja? Maandub. Segane. Maandub, noh. No vaata ise alla. Kuule, see on segane. Ta vahetab riideid. Kuule, miks? Ma tean, ta läheb kusele. Ega miks ta ei, ta vahetab riideid või? Miks ta teha tahab? Metsapeatus. Kuule, okei, käime ise ka ära. Käime ära. Kuule, aga me ei lähegi siis enam edasi. Ei, muidugi võiks minna. No me toome koju tagasi jõuda ju. Teisi varasel. Pane sellele ka jalaga. Давай дальше поедем. Tegi, me saame oma mesilase juttu veel rääkida, tegi ratsahobu suuruse mesilase ja see mesilane nõelas justiitsministri. Panete käima ka. Ja see justiitsministrile kasvas lakk ja ta sai sellepärast parlamendis noomid, et ta tuli ja lõi parketti lahti kapjadega. Ja laka lehvides jooksis läbi saali. Oli ka nii? Ja siis sellepärast algaski see Balti kriis ja
Gorbatšovile ei meeldinud, et sellised nõelatud inimesed käivad ja siis ta andis Eesti ja Läti ja Leedu kõik 3 vabaks. Ja sellepärast tehti ju seda Balti keti asja ka, et püüti seda mesilast nii-öelda peatada. Seda suurt? Jah. See oli selline triibulise tagakeha. Sa seda tead? Päriselt, kus sa tead seda? Tähendab, seda rääkis mulle üks mees, kes praegu remondib ja hooldab seda Ants Laikmaa maja muuseumit seal Haapsalu juures. Ja tema on ise eluaeg mesinik olnud ja temal on isegi ühe käe asemel on nõel. Ei ole. On. Randmest alates läheb nagu kitsaks ja siis on nõel. Aga äkki ta on mesilane? Ma ei ole selles kindel, et ta mesilane, sest ta mett ei korja, ta sööb ainult mett. Ta on pigem karu. Näe, Kaunas. Ei ole. Ja Kaunases on kunstnik Romuldas Vitatskise maja muuseum. Muuseas, praegu. Temast mina rääkida. Muuseas, väga naljaka loo. Räägi. See oli möödunud, ma mäleta, sajandi keskel või millal see oli. Ja siis oli niimoodi, et see Vitatskis, see läks ükskord puukuuri hommikul. Ja et toob puid ja viib koju. Aga nali oli selles, et puud oli öösel ära varastatud, tead see anekdoot, aga temal oli päriselt niimoodi, et varastati puud ära. Ja siis, mis asja ta tegi või? Ta tegi niimoodi, et ta lõhkus puukuuri ära. Ja toad said ikka soojaks. Ja siis maali... Kus sina tead? Ma tean. Ja siis ta maalis selle põhjal ühe sellise natüürmordi. Ei. Vaikelu kuuriga. Ei. Vaike elu, näest juurdessid ka. Aga miks ta ennem ei ole käinud siin? Ei, ma ei taha. Või ei, anna. Ja siis ta maalis sellise natüürmordi. Ja tea, mis seal peal oli või? Pähkel, õun, korv, juurikakorv ja kõbla. Kust sa seda tead? Ma olen näinud seda pilti. Kus see pilt on? See on praegult Vilnius. Kaunase muuseumis. Vilnius paistab. Peeter, sina oled Vilniuses mitu korda käinud. Olen. Kuidas see linn tundub sulle? Kas ta on tunduvalt parem? Ma räägin sulle, kuidas Vilnius tehti. Jah, räägi. Vilnius ju tehti niimoodi, et... Ilma segumasinata. Ei olnud. See oli ju väga, väga kummaline. Ükski linn ei ole nii tehtud. Siia tuli vabandust, ma korraks kas sa saad korraks, nii kaua kuni sina räägid, ütle talle ennem, et ta lendaks üle selle Vadatskise torni, et ma tahaksin selle torni juures ühe loo rääkida sellest trepist, mis seal läheb. Через Vadatski bashnu jehai. Zakaj ver! Et, oota, mismoodi linn üldse sündis? See oli niimoodi, et lihtsalt 4 meest said kokku siin. Kus sa jõe ääres? Ma olen lugenud. Mis ta nimi on? Vitautas, Lazoris, Mjadžnikov ja Burbelis. Said 4 kokku. Kus kohas? Siin samas, keset Vilniuse linna. Lõid vaia maasse ja üks ütles. Kes lõi? Lidžadmi medimjalisus. Teine ütles Statiba. Kolmas ütles Žalvgiris. Ja 5, tähendab siis 4 ütles, et Jõdžodžis mjäljulas. Et hakkama ehitama, näed, ta nüüd ongi, maandub su torni juures siin. Või võtab hooga maha. Huvitav lugu, ma tahaksingi seda sellepärast rääkida. Saigi linn valmis, said aru? Et siin torni juures on... Kus sa seda tead? Ei, aga said aru, kui eestlased satuvad nüüd Vilniusesse, siis te hoolega vaadake selle Matšatskise torni juures on tänavakividest tehtud selline kitsas rada, mis läheb otse parki, kus on siis kino, mille nimi on Kosmos. Selle kino tee peal on üks kõnniteplaat, kuhu on siis raiutud... Oota, kelle sa räägid? Miks te ei kuula? Ei, meil ei jutt pooleli. Tähendab, rääkisin sellest juba, mida ma teile alguses rääkisingi. Ma lähen sealt samast edasi. Ja seal on kõnniteplaadi, siis on väikeste tähtedega raiutud, et see, kes seda teed pöörab vasakule, läheb valesti, kes keerab paremale. No juura on sinna raiutud. Valesti ja see, kes läheb otse, läheb õieti. Aga miks see juura sinna raiutud on? Juura raius selle kiri. Ja see, kes läheb otse, jõuab sinna torni mööda, see on praktiliselt näeb nii välja. Ära jama! Minu jala peale, loll! Ära jama! Kurat, mida sa sööd? Anna mulle kohvi. Kuidas sa nii pika lennu oled maha lennanud nüüd siis? No räägi. Nii, ja see torn läheb. Ja seal tornis on kohvik ja ma tahtsin öelda kõigile eestlastele, kes satuvad Vilniusesse, et minge selle platsi pealt otse Mäkke. Ja seal on niimoodi, et seal on tee peal on 2 kohas on sellised... Mingi jama jälle. Ja seal tee peal on 2 kohas niisugune rull puu küljes.
mitte WC-paberirull, no ta on nagu WC-paberirull, aga ta on nagu õhukene ja ilusa paberi peal. Ja sealt võite endale, igaüks saab rebida nagu ühe tšeki, iga möödu ja selle möödumise puhul võtke sealt üks paber ja kui te jõuate sinna mäe otsa kohviku, siis te saate sealt tasuta süüa. Pasli, lasti jäi on, näed, olemegi. Siin on see piiri... Kus see steward siia saada mina ei tea, alguses ei olnud. Steward ees ju. Selle ta võttis seal ares peale võib-olla. Või apes. Apes või? Как тебя зовут? Latvia. Tanja. Tanja. Ei ole. Tanja. Las ta olla. Tanja. Хорошо, Tanja. Krasiivaja. Mina näen, kas see on kaugel, vaata see valgus... Mille järgi tunneb lasti jäi ära? Kõik piirivalvurid võtavad niivõrd palju altkäemaksu, et ainult nende uhkete villade järgi tunneb ära lasti jäi, sest mingi kohanime silti ju ei olegi. Iga soovis on Mercedes või 2 ja kõik on 4-korruselised individuaalelamud, kuigi tegemist on lihtsalt Leedu piirivalve reameestega. Väga hästi elavad. Vägev on küll. Väga vägev on. Aga maandume või? Ärme veel maandu. Lähme natuke edasi, vaat seal, kus on see tollipuu või see piiripuu, läheme sinna ligemale. Kas ta lendab, saab ta lähemale lendata? Bliže, tam где-то, palka! Kuule, ärme niimoodi, et ütleme stewardessile, las ta läheb ütleb edasi. Закрой дверь! Танечка. Таня. Пожалуйста, приходи сюда. Скажи, пожалуйста, это пилоту, что там где-то palka... juba see sai aru ka. Где-то palka тогда там вниз. Nii, lähmegi siia maa, aga mina olen igast nõmedaid juttu siin kuulnud, et siit ei saa ühele poolegi, ei saa parast teisele poole tagasi ja kuskile poole. No vaatame ära. Ega helikopteris järjekorda ei ole. Ei ole, küll meie saame ära. Busside ja autodega on ainult järjekorda, aga helikopteriga saab... Kuulame ühe muusikapala või? Millal? No praegult. Pane oma makk mängima ja siis vaata, mis siin saab. Ma panen makki mängima, siis lähme välja. Eks ju? Aga mis makk sul on? Daina, jah. jah. Kus sa selle sai? Vot sain, tead.